Fitnesslollidele on podcast naistele, kes tahavad ennast toitumise, trenni ja tervisliku eluviisi teemadel rohkem harida ja olla teadlikumad. Minu nimi on Laura-Liis ning mina olen personaaltreener ja online coach. Tere tulemast tagasi taas minu podcasti. Mul on ülimalt hea meel. Mul on tunne, nagu ma poleks mingi 5 aastat juba jälle teiega rääkinud. Nii et ma täiega ootan seda tänast episoodi, kus me räägime siis sellisel põneval teemal nagu motivatsioon. Ja ma tegin enda Instagramis ka küsitluse, et mida siis inimesed arvavad, et kas motivatsioon on kaasasündinud või see on kuidagi arendatav või see on mingi segu siis mõlemast. Ja kust ma üldse siukse teema peale tulin, et kes veel ei tea, et siis ma läksin magistrisse psühholoogiat õppima ja kuna ma tahan just spordipsühholoogia suunale minna, et siis võtsin sellise aine nagu spordipsühholoogia. Üllatus, üllatus. Ja seal me just sellel motivatsiooni teemal rääkisime ja minu jaoks oli ta nagu hästi põnev, kuna ma ju töötan ka erinevate klientidega koos ja mõni on kuidagi motiveeritum kui teine, mõni ei ole nii motiveeritud, et siis ma hakkasingi mõtlema, et okei, aga millest see siis nagu sõltub või kuidas siis seda motivatsiooni tõsta. Ehk siis tänases episoodis, by the way, meil on 10. episood, nagu mida hullu on nii äge, juba 10 episoodi on täis, nii äge. Et sorry. Et ühesõnaga, täna me siis räägimegi sellest, et kas motivatsioon on nii-öelda arendatav või see ongi lihtsalt mingi isiksuse omadus, et mõnel on, mõnel ei ole. Räägime sellest, et miks meil on motivatsiooni vahepeal ja miks ei ole motivatsiooni vahepeal ja kuidas saab siis tekitada endale motivatsiooni, kui seda ei ole. Ja mul on siin muidugi märkmed ka, sest teate küll minu aju, et ega ma siin kõike peast niimoodi ei oska rääkida. Et ühesõnaga jah, ma arvan, et hüppame kohe teemasse, aga enne seda üks väike palve, teate küll, mis palve mul on, et ole hea, kuna ma olen alles oma podcasteri nii-öelda teekonna alguses, siis ole hea, palun jaga see episood vähemalt ühe sõbraga, et see jõuaks kaugemale, et inimesed oleksid veel teadlikumad just sellistel teemadel, sest nagu te näete, et siis meil see teemade nagu valik on hästi lai ja hästi põnev ja selles mõttes, et ma arvan, et see on kasulik igaühele, vaatamata sellele, mis tasemel sporti ta teeb, et kas ta on nüüd profisportlane või siis harrastaja tasemel või siis üldse nagu tahaks sporti teha, aga ei ole veel päris sinna võib-olla jõudnud. Et siis jah, ole hea, jaga seda ühe sõbraga, kui sa paned story'sse, siis tag'i mind ka ilusti ära, siis ma nägin, et sa nii-öelda jagad seda, et see on väike asi sinu jaoks, aga hästi suur asi minu jaoks. Vot, aga lähme siis teemasse. Hästi põnev muide kui ma küsitlesin, et siis see hästi nagu erinevad arvamused, et mõni arvas, et on ainult mingi isiksuse omadus, mõni arvas, et on ainult siis nii-öelda arendatav ja enamus arvasid, et see on nagu segu kahest. Aga jah, et paljud nagu arvavadki justkui seda, et noh, ma kas olen siis motiveeritud inimene või siis ei ole, onju. Aga kui me räägime nüüd sellest, et mida nagu teadus ja mis teadusartiklid räägivad, siis tegelikult enamus teadusartiklid ütlevad seda, et motivatsioon on täiesti arendatav oskus sisuliselt. Ja enne kui me lähme nagu rohkem süvitsi sellesse teemasse, siis minu jaoks hästi oluline ongi rääkida sellest, mis asi see motivatsioon üldse on. Sellepärast, et mis mul jäi kõige rohkem sellest loengust kõlama, ongi see, et motivatsioon ei ole tunne, see on käitumise muster või see on käitumine. Ja see oli minu jaoks hästi suur nagu vau-efekt, sest me arutasime seal ka, et aga mis vahe siis distsipliinil ja motivatsioonil on, onju. Ja noh, eks nad on selles mõttes ikkagi üsna nagu sarnased, aga oluline ongi just see, et motivatsioon ei ole tunne. Et kui me räägimegi sellest näiteks, et noh, spordipsühholoogi nagu üks ülesannetest ongi siis nii-öelda justkui seda motivatsiooni tõsta, onju, et siis spordipsühholoogile ei ole oluline see, et sa tunneksid ennast hästi, vaid spordipsühholoogi jaoks on oluline see, et sa käituksid niimoodi,
nagu sa peaksid käituma selleks, et saada nagu optimaalne tulemus. Et ei ole oluline see, et sa tunneksid ennast hästi seda nagu tehes, on ju. Et see seostub nagu samamoodi siis selle motivatsiooniga, on ju. Et motivatsioon ei ole see, et sa tunneksid hullult nagu uhuu, on ju, vaid räägime sellest, mis siis motivatsioon definitsiooni järgi teadlased, targad inimesed ütlevad, et definitsioon koosneb siis 3 osast. Esimene osa on siis see valik. Ehk siis, et kas nii-öelda motivatsioon tähendab siis seda, et kas sa valid nüüd selle, et sa lähed trenni ja teed hea mõnusa trenni või siis sa valid selle, et sa istud kodus diivanil ja vaatad Netflixi. Et see on nii-öelda üks osa sellest motivatsioonist. Siis teine osa on see pingutus. Ehk siis, kui sa nüüd sinna trenni lähed, on ju, et kas sa nüüd annad nagu 100% või siis sa annad siuke nagu poolkõvalt lased seal, on ju. Ehk siis see jällegi ka, et kui sa nagu pingutad rohkem, siis see tähendab seda, et sa oled motiveeritum, kui siis see, et sa pingutad vähem. Ja siis 3. punkt on püsivus. Ehk siis motivatsiooni nii-öelda näitaja on ka see, et kas sa nüüd suudad ühe korra seal trennis ära käia ja teedki võib-olla selle makspingutusega, on ju. Või siis sa suudad seda nagu järjepidevalt teha. Et ehk siis see ongi see, et see ei ole nagu see, et ma korra tunnen, et ma olen nagu motiveeritud ja nüüd ma lähen trenni, on ju, ja annan seal maksimumi, vaid see ongi see täpselt see sama, et see on käitumise muster, et kas ma suudan seda käitumist, seda nii-öelda ühte justkui nii-öelda kõnekeeles siis ütleme, et ühel korral olin motiveeritud, et kas ma siis suudan seda järjepidevalt teha, on ju. Ehk siis see ongi nagu see vahe, et miks ei ole tunne, et sest tunde pealt me suudame kõik ühe korra nagu täiega ägeda nagu maks effortiga trenni teha, on ju. Aga motivatsioon ei tähenda seda, et sa teed seda ühe korra, vaid motivatsioon tähendab seda, et sa teedki seda nagu järjepidevalt pikema aja jooksul. Et see on see tegelikult motiveeritud olemine ja motivatsioon. Eks ju. Vot, aga tuleme siis selle juurde, et kas siis motivatsioon on kaasa sündinud või siis mitte ja kus üldse nagu tulnud on need mõtted, et kas ta on siis kaasa sündinud või mitte, on ju. Et varem arvatigi, et justkui motivatsioon on siuke iseloomu omadus, et mõnel on seda tahtejõudu ja on motiveeritud ja mõni lihtsalt nagu ei olegi, on ju. Et paljud, kui ma ise ka oma klientidega või potentsiaalsete klientidega teen vestlusi, siis ma ülitihti, saad aru, nii ajab kettasse see tegelikult, et ma lihtsalt ei olegi nagu motiveeritud või distsiplineeritud inimene. Siis ma nagu tahaks rusikaga näkku lüüa sulle. aga siis ongi vaat see, et kui sa tegelikult niimoodi arvad, on ju, et siis sa juba nagu ette nagu kaevad endale sisuliselt augu. Sa ütled, ma lihtsalt ei olegi siuke inimene, on ju. See juba põhimõtteliselt programmeerid ennast selliselt, et jah, et sa siis ei olegi siuke inimene ja nii siis ongi, on ju. Mis tähendab seda, et sa tõenäosus, et sa siis nagu oleksid see või läheksid sinna trenni, et see on nagu ülimadal, on ju. Aga tegelikult uuringud ütlevadki seda, et motivatsioon jah, või nagu see tahtejõu nagu iseloomu omadus on mingil määral nagu kaasa sündinud, aga ta on ka väga palju keskkonnast sõltuv. Et see ongi, see on samamoodi nagu sa ise nagu mõtled, on ju, et kindlasti on mingi asi, mis sulle nagu hullult meeldib teha, on ju. Võtame mingi ülihea näite. On siukseid inimesi, kellele meeldib nagu hullult raamatuid lugeda, on ju. Nad on nagu ülimotiveeritud selles osas, aga trenniga näiteks, ei käi trennis ja ei viitsida käia, on ju. Ehk siis küsimus ongi see, et kas ta siis nagu ei ole motiveeritud inimene. Aga tegelikult ju on, eks ju. Et tegelikult ongi nagu see, et ühes olukorras sa võid olla hullult motiveeritud ja teises ei ole, on ju. Aga ehk siis see ongi nagu tõestus tegelikult sellest, et see ei ole kaasa sündinud omadus, vaid see sõltubki keskkonnast ja see sõltub tegelikult sellest, kuidas sa ise nagu arendad seda, on ju. Ehk siis, võtame märkmed jälle ette. Mul siin see ekraan läks vahepeal pimedaks.
vot, ehk siis kui me räägimegi siis sellest, et kuidas see siis nagu keskkonnast sõltub või mis see nii-öelda vahe siis seal on. Et on põhimõtteliselt 5 punkti, et kui me räägime just sellest nii-öelda trenni aspektist, on ju, sest meil on siin tervise ja liikumise ja spordi podcast, on ju, siis ma võtan selle rohkem fookusesse, on ju. Et siis on muidugi selles mõttes väga suur mõju muidugi perekonnal ja üldse nagu lapsepõlvel, on ju, et kas siis lapsepõlves sul väärtustati liikumist ja pingutust või väärtustati ainult siis nagu tulemusi, on ju. Noh, näiteks ma võin ka enda näite puhul tuua või noh, enda klientide näite puhul tuua, et mul on mõni sihuke, kes nagu lapsepõlves oli nagu hullult sportlik, on ju, käis igasugustel võistlustel, asjadel, võitis ja oli nagu mega tubli, on ju. Aga siis tuli mingi hetk nagu see plokk ette ja enam üldse ei viitsinud, on ju. Ja kust see tuleb, et ta enam üldse ei viitsi, ongi puhtalt sellepärast, sest ilmselt kiideti lihtsalt neid tulemusi, et jah, sa mingi võidad seal, on ju, oled ülitubli, on ju, aga tegelikult ei kiideti niivõrd seda nagu protsessi, seda arengut ja seda, et nagu üldse inimene liigub, on ju. Ja siis tulebki mingi hetk see täielik motivatsioonilangus, siis kui sa enam neid tulemusi ei näe, on ju, sest siis sind enam ei kiideta, eks. Siis teine punkt on muidugi treeneri või noh, kes iganes sul seal juhendaja on selle nii-öelda trenni ajal, on ju. Et seal on ka nagu hästi oluline jällegi see, et kui treener ainult rõhutab seda, et jah, et me peame nüüd hullult tulemusi tegema, on ju, siis nagu ei ole võib-olla motivatsioon nii kõrge, on ju. Noh, võin jällegi siin ühe hea näite tuua, näiteks ühe mu kliendi puhul. Ilmselt, kui ta kuuleb, siis ta tunneb ennast ära, aga teised ei saa aru, kes ta on. Aga põhimõtteliselt tal on hästi selline stressirikas elu. Lisaks siis nii-öelda, noh, ühesõnaga vähe aega, palju stressi ja noh, siis on keerulisem võib-olla toitumisest kinni pidada, kui ei ole veel tekkinud see rutiin ja see harjumus, on ju. Ja siis ongi nagu see, et aga noh, me oleme kokku leppinud, et see nii-öelda igapäevane nii-öelda liikuvus või aktiivsus võiks ikkagi jääda sinna 10 000 sammu juurde, on ju. Ja siis ongi see, et just siin sel nädalal tegime trenni koos, siis ta ütleski, et kuule, toitumine täiega lappas eelmise nädalal, aga tead, ma tegin oma 10 000 sammu iga päev ikkagi sain täis, on ju. Siis mõtlesin, mega tubli, on ju, see on nii suur nagu edasiminek juba, on ju. Et see ongi see, et vahet ei ole, et kõik ei ole perfektne, on ju, aga see, et see juba nagu mingigi areng on toimunud kuskilt mööda, sa oled nagu edasi jõudnud parem kui nagu enne iseenda suhtes, see on juba nagu väga suur asi, on ju. Siis on kindlasti see sotsiaalne kuuluvus, on ju. Siin ma võiks rääkida, aga meil on ülikoolis ka põnev aine nagu sotsiaalpsühholoogia, kus me räägime siis igast ägedatest grupiteooriatest ja kuidas need siis grupid siis toimuvad, on ju. Et siis siin ka muidugi on see loogiline, on ju, et kui sa tunned, et sul on mingi treeninggrupp või sa kuulud kuhugi, on ju, noh, näiteks meil on praegu, on ju, nõmmekate jooksugrupp, on ju, Nõmme sõrk, tondisõrk, igas linnaosas on oma sõrk, on ju. Et siis, noh, ma arvan, et päris mitu inimest on rohkem hakanud jooksmas käima tänu nendele nii-öelda sõrkidele. Lihtsalt sellepärast, sest tunned, et sa ei pea üksi minema, sul on mingi grupp, kellega sa käid, sul on tore, sul on fun, on ju. Et see nagu hästi palju mõjutab, eks ju. Ja siis kindlasti on ka see, et varasemad õnnestumised. Me kohe räägime natuke täpsemalt nii-öelda, lähme motivatsiooniteooriatesse ka natuke sisse, sest noh, sorry, aga te peate selle ära kuulama, mul on nagu hullult põnev ja ma tunnen, et ma tänu sellele nagu õpin nagu ise ka hullult palju ja mulle nagu nii meeldib see teema. Nii et kui sa ei taha liiga palju mingit teooriaid ja nagu päris teadust, kuigi ma proovin väga lihtsas formaadis seda rääkida, on ju, et siis lihtsalt ära lõpuni kuula, on ju. Aga ühesõnaga, need varasemad õnnestumised, eks ju, me kõik teame, et edu kasvatab motivatsiooni või nagu seda enesekindlust, on ju, usku iseendasse. Ja siin on tegelikult hästi põnev ka see,
et mis ma olen ka proovinud enda klientidele öelda, et kui näiteks mõni võib-olla mõtleb, et issand, ma ei tea, kas ma üldse kunagi jõuan nagu enda selle nii-öelda soovitud tulemuseni, siis ma nagu toon näite, et kuule, sa oled nagu mingi 2 last kasvatanud. Kas sa arvad, et sellega nagu päriselt nagu hakkama ei saa või? Et see ongi see, et okei, võib-olla selles valdkonnas jah, ei ole nagu hullult midagi saavutanud, onju, aga teistes valdkondades ju oled, onju. Ehk siis too neid asju lihtsalt üle. Ja siis ongi see nii-öelda see autonoomia, onju. Et see, et sa saaksid nagu ise valida ja sa teed seda ise enda jaoks, onju, et siis tekib ka see nagu sisemine motivatsioon, eks ju. Et kui sa mõtledki nagu selle peale, et okei, et kas on nüüd kaasasündinud või on nagu õpitav, onju, ja sa tunnedki näiteks trenni osas, et noh, absoluutselt ei ole nagu motivatsiooni kuidagigi midagi nagu teha, käia seal jõusaalis, käia seal jooksmas, onju. siis mõtle selle peale, et võib-olla sa ei ole lihtsalt leidnud endale nagu õiget keskkonda või õiget nagu trenni, onju, või õiget nagu jah, kuidas õiget seda nagu jah, ongi kasvõi trenni või gruppi või sõpru, onju, et muuda neid asju. Proovi mingeid uusi trenne, äkki see sulle meeldib, alati ei pea ju jõuksis käima, see ei pea olema nii hull nagu mina, kes mingi käiks iga päev kasvõi jõusaalis, onju. Et selles mõttes jah, et see keskkond ikkagi väga palju mõjutab, sest noh, ongi ühes keskkonnas sa võid olla mingi kõige motiveeritum inimene üldse, teises sa oled nagu mingi täiesti mingi, no üldse ei viitsi, onju, ja ei saa ennast liigutatud. Aga põhimõtteliselt siis ongi see, et on 3 sellist nagu ägedat teooriat. 2 ma nagu räägin natuke lühemalt, 1 ma räägin natukene laiemalt lihtsalt, sest minu jaoks on hästi nagu, ma näen, et see on nagu sihuke hästi oluline punkt. Aga on siis selline üks teooria, mida ma natuke puudutasin enne ka, ongi see nii-öelda inglise keeles on siis self-efficacy. Oh my god. Bandura on hästi sihuke nii-öelda levinud või noh, laialt tuntud psühholoog siis ja kes ongi sellise nii-öelda teooria teinud ja öelnud, et see, kui sa usud endasse, siis see mõjutab pingutust ja järjepidevust. Ehk siis see nii-öelda siis tõstabki seda motivatsiooni, eks ju. Sest me teame, et järjepidevus on üks motivatsiooni osadest, onju. Ehk siis väga hea näide ongi see, et kui sa näiteks, et ma räägin ühest oma kliendist, sest ma olen temaga hästi palju rääkinud, et kuidas ta on nagu nii motiveeritud ja ta on nagu nii nagu tublisti teeb kõike, mida ma ütlen talle, onju. See ongi see, et see, kui ta hakkas nagu muutusi nägema oma kehas, need väiksed mingid muutused, onju, siis see lisas nii palju seda motivatsiooni temal, et ta mõtleski seda, et nagu, et noh, et tegelikult nii lühikese aja jooksul juba sai nagu sellist tulemust, et mis siis nagu veel, mida siis veel saab nagu teha, onju. Et see annabki selle nagu enesekindluse, onju. Ja noh, need ongi tegelikult need väiksed asjad, onju. Et jällegi, et kui me räägime toitumisest, onju, 1 päeva teed nii-öelda perfektse toitumise täpselt nii nagu peaks, onju, siis see tegelikult lisab enesekindlust, et okei, et kui sa 1 päevaga said hakkama, siis sa saad 2 päevaga ka hakkama, onju. Et siis, kui sa usud endasse, siis see nagu noh, lisab hästi palju nii-öelda motivatsiooni, siis noh, vastupidiselt ongi see, et kui sa nii, noh, see täpselt see, millega ma juttu alustasin, onju, et kui sa juba usud, et sa ei ole motiveeritud inimene, ehk siis sa ei usu endasse, siis ei olegi, onju. Nii lihtne ongi. Siis on siuksed ägedad tüübid nagu Tessie ja Ryan, need on siis perekonnanimed, eks ju. Nemad on sellise self-determination teooria teinud. Vabandage, et mul on see mingi segu inglise ja eesti keelest, aga lihtsalt sorry, nagu enamus teadusartiklid on lihtsalt nagu
inglise keeles ja nagu minu arust ongi see nii naljakas, et nii palju on nagu neid ingliskeelseid sõnu, mida sa ei saagi nagu õigesti eesti keelde tõlkida. Aga põhimõtteliselt need tüübid on siis öelnud seda, et motivatsioon püsib siis, kui on täidetud 3 vajadust. Et põhimõtteliselt ongi siuksed nagu põhivajadused selleks, et motivatsioon siis oleks olemas. Üks ongi siis see autonoomia, et sul on vabadus valida, kas sa tahad, mida sa tahad, on ju. Siis on see kompetentsus, et sul on nagu tunne, et sa arened. Ja siis on seotus, ehk siis see ühtekuuluvustunne. Ehk siis põhimõtteliselt ongi see, et kui need 3 on olemas, siis sul peaks olema nagu kõrge motivatsioon või siis motivatsioon kõige tugevam. Ehk siis ongi näiteks see autonoomia puhul, et kui sa saad vabalt valida, millist trenni sa täna tahad teha, et kas sa lähed jooksi või sa lähed jooksma, on ju. Näiteks ongi see, et sa saad vabalt valida, et davai, ma lähen jooksma, on ju. Ja kui sa tunned näiteks, et sa iga nädalaselt, kui sa jooksmas käid, et sa kogu aeg nagu arened, et sul ala näiteks 5 kilomeetri aeg, algus oli mingi, alustasid 40-ga, siis on mingi 4 nädala pärast on 35 mintsa, on ju, et sa tunned, et sa nagu arened, on ju, siis no shit, et see motivatsioon tõuseb, on ju. Ja kui sa seda veel teed Nõmme Sõrgis näiteks, muide, Nõmme Sõrk on kõige ägedam sõrk üldse. Kolmapäeviti kell 7 hommikul jookseme ja pühapäeviti muutsime nüüd aja natuke, kella 6 õhtul jookseme nüüd, et väike reklaamipaus, et siis jah, seal sul tekib seda ühtekuuluvustunnet ja siis oled sa kindlasti rohkem motiveeritud, usu mind, sest ma olen mitu korda mõelnud, et kuna ma ise nüüd enam nii palju ei korralda, sest ma lihtsalt ei ela enam Nõmmel ja ma lihtsalt ei jaksa, sest mul ei ole aega nii palju. Aga siis, kui ma korraldasin, siis oli küll see kohusetunne minna jooksma ikka väga kõrge. Nii et võin öelda, et see töötab. Vot, aga siis on üks teooria veel, millest ma tahaks natuke lähemalt rääkida, sest ma arvan, et see on nagu hästi-hästi nagu oluline. Et on siis achievement goal teooria. Seda on siis siuksed ägedad tüübid nagu Nichols ja Duda. See on küll päris hea nimi. Põhimõtteliselt on siis nemad öelnud, et on nii-öelda 2 eri suunda, on ju. Kindlasti olete ise ka seda nagu tundnud. Ma korra võtan nüüd natuke teistsuguse lehe ka lahti. Lihtsalt, et ma tahan seda natuke põhjalikumalt rääkida. Ja põhimõtteliselt ongi siis 2 erinevat suunda, et kas sa siis oled nii-öelda, kuidas ta nüüd eesti keeles on? Üks hetk. Kas sa siis oled jah, nii-öelda, kas sa keskendud siis tulemusele või siis sa keskendud ülesandele. Ja teate, see on selles mõttes nagu igas valdkonnas, nii mitte ainult spordis, eks ju, et kui sa keskendud siis nii-öelda vabandust. Jah, kui väike, mis see on? Väike error tekkis. Ühesõnaga, kui sa siis jah, keskendud nii-öelda sellele ülesandele, siis sinu jaoks ongi just see motiveeriv, kui ongi mingi challenge ja nagu kui sa tunned, et sa arened, et see on see nii-öelda põhiasi, et see on sinu jaoks nagu kõige olulisem, sest siis sa ei tunne, et sa oled nagu läbi kukkunud, sellepärast, sest sinu jaoks on kõige olulisem see areng, on ju. Isegi kui sa kaotad, aga sa tunned, et sa arenesid, siis see nagu tõstab veel rohkem sinu motivatsiooni, eks ju. Et siis sa nii-öelda toimetad, ütleme nii, et õiges kohas, sest see nagu läbikukkumine, et see ei hirmuta sind, eks ju. Vaid kui me räägimegi mingitest pallisportidest asjadest, on ju,
et siis ongi see, et sa võtad seda nagu läbikukkumist või kaotust siis nagu pigem siukse, et okei, ma kukkusin läbi, onju, ju siis ma veel ei arenenud piisavalt mingit oskust, onju, ju siis ma pean veel nagu arenema, onju. Aga siis on see nagu vastand sellele, onju, mis ongi siis see nii-öelda ego orientatsioon. Ehk siis see on see, kes keskendub ainult siis tulemusele, onju. Et need on siuksed inimesed, oi, te teate, neid kindlasti olete näinud kasvõi enda mingi kooli ajal, onju, et kes tunnevad ennast hästi ainult siis, kui nad nii-öelda õnnestuvad nendes asjades, milles teised on nagu halvad, onju. Ehk siis nende põhieesmärk ongi olla lihtsalt paremad kui teised, näidata seda, et nad on paremad kui teised, onju. Ja hästi tihti on nagu seda, neid inimesi näha siis või noh, näha seda vahet selles, et kui on nii-öelda off-season, onju, et siis nemad ei treeni nagu õigesti. Ja siis nemad usuvad nagu sellesse, et see nii-öelda tulemus ei tule sellest nagu effortist, mis sa sisse paned, vaid see ongi see nagu see, mis see eesti keel on? Talent. Ehk siis noh, kas sa lihtsalt oled või ei ole, onju. Et see on nagu see nii-öelda võti edukusse. Ja ongi, noh, nemad siis keskenduvad rohkem nagu nendele asjadele, milles nad juba hea on, onju, näitavad, uhkustavad, oh, ma oskan mingi neid asju, onju, ja noh, ei keskendu nagu sellele, et katsetada mingeid uusi nagu lähenemisi või areneda mingites asjades, milles nad nagu head ei ole, onju. Ja sest noh, kõik, mis nagu kuidagi nagu, kus nad natukenegi tunduvad justkui, et nad kukuksid läbi või nad ei oska, et siis see nagu kohe mõjutab nende nagu enesekindlust, onju. Ja siis ongi nagu seal nii-öelda nende seas ka sellised nagu läbikukkumise avoiders, kes ei taha nagu läbi kukkuda. Sorry. See on see, kui ma panen mingi miksi kokku nagu mingitest ingliskeelsetest tekstidest ja panen nagu enda mõtteid juurde, onju. Et põhimõtteliselt on siis ka nii-öelda neid inimesi, kes siis põhimõtteliselt ei proovigi, sellepärast nende hirm läbi kukkuda on nii suur, et nende jaoks see nii-öelda hirm läbi kukkuda on suurem kui see hirm, et üldse mitte proovida. Või see hirm, et ongi nagu, et teised ju siis näevad, et ma ei oska. Et see hirm on nagu palju suurem kui see, et nagu üldse mitte proovida, onju. Ja mis on nende inimeste puhul siis huvitav ongi see, et nende nii-öelda motivatsioon tuleneb siis sellest, et nad tahavad, nad kardavad läbi kukkuda, et see on nende motivatsioon. Et kui me räägime nendest ego-inimestest, ego-orientatsiooniga inimestest, et siis nende motivatsioon tuleb sellest, et nad tahavad olla paremad kui teised. Ja siis see esimene, millest ma rääkisin, eks ju, et see ülesandele orienteeritud sportlased, et nende motivatsioon tuleneb siis sellest arengust, et nad ise tahavad areneda, nad ise tahavad olla parem kui nemad ise päev enne näiteks, on ju. Ja mis on hästi põnev, ongi nagu see, et need, kes siis nagu kardavad läbi kukkuda ja noh, põhimõtteliselt sellepärast üldse ei alustagi, on ju, et siis, kui nad ikkagi teevad ja siis õnnestuvad, siis nad ütlevad nagu seda, et nad ei võta seda nagu õnnestumist omaks. Et nad ei õnnestunud sellepärast, et nad ise olid head, vaid nad õnnestuvad sellepärast, et ma ei tea, see vastane mingi, ma ei tea, et tal oli halb päev, on ju. Et sa nagu ise ei võta seda omaks, ei tunnusta seda, on ju. Ja läbi sellega sinu nii-öelda enda enesekindlus tegelikult ei tõuse, on ju. Ehk siis see, kui need nii-öelda inimesed, kes siis saavad motivatsiooni või noh, kardavad siis läbi kukkuda, on ju, et isegi kui neil siis õnnestub midagi, nende enesekindlus ei kasva läbi selle. Vot,
ja see, kui nad siis kukuvad läbi, et noh, siis see lihtsalt kinnitab nende mõtet, et tegelikult nad on läbi kukkunud inimesed, onju. Ehk siis põhimõtteliselt ongi nagu, kui me räägime nagu motivatsioonist, et siis kõige suurem eesmärk ongi tegelikult jõuda sinna, et sul oleks see ülesandele orienteeritud mõtteviis, siis ütleme nii. Sellepärast, sest nagu see on kõige tervislikum, läbi selle sa saavutad oma potentsiaali kõige paremini. Sest noh, ma arvan, et sellest, kui sa kardad läbikukkumist ja sellepärast sa ei alustagi, ma arvan, sellest ei pea rääkima, miks sa siis oma potentsiaali ei saavuta, onju. Ja see, kui sa keskendud ainult tulemusele ja tahad olla parem kui teised, siis sa ka ei saavuta oma potentsiaali, sest sa keskendud ainult nendele asjadele, milles sa oled tugev, onju. Ja see ikkagi nagu väga tugevalt mõjutab ka seda motivatsiooni, onju. Et kui sa siis läbi kukud, onju, siis on kohe nagu see, et kõik on pekkis, onju. Vot, ja sellepärast ma seda teooriat natuke tahtsin ka nagu pikemalt lahti rääkida, sest see on nagu minu arust nii oluline, sest see on just see nagu mindseti shift, mis tegelikult sul peaks toimuma, kui sa mõtledki selle peale, et ma ei ole motiveeritud inimene, onju, aga siis ongi see küsimus, et millistele asjadele sa keskendud, onju. Kas sa keskendud nagu sellele, et sa pead, ma ei tea, mingi homme olema juba, ma ei tea, lihastes inimene ja kõik peab olema perfektne või sa keskendud sellele, et sa lähed nagu samm-sammu haaval ja sa paned tähele iseenda arengut. Sest tihtipeale ongi see, et miks motivatsioon kaob, ongi see, et sul on mingid ebareaalsed nagu eesmärgid. Näiteks võin tuua ühe näite. Just eelmisel nädalal mul oli ühe uue potentsiaalse kliendiga vestlus, ja siis tema soov oli see, et jõuludeks 10 kilo kaotada. Noh, praegu meil on septembri lõpp, oktoober, november, 3 kuud, Ja siis ma ütlesin talle ka kohe, et ma ei tee seda sinuga. Sellepärast, sest vaata, minu eesmärk ei ole nagu see, et sa kiiresti kaotaksid kaalu selleks, et siis kiiresti jälle tõuseks, vaid minu eesmärk on see, et see oleks jätkusuutlik, et sa ise tunneksid ennast hästi, et pigem võtta nagu mingi väiksem eesmärk, sest usu mind, sa näed neid nagu muutusi niikuinii, et kas sa nüüd võtad kilo kuus maha või sa võtad nagu 3 kilo, ka selle kiloga sa juba näed väga suurt muutust, Siis, kui me räägime veel spordi mõttes, et miks see motivatsioon kaob, et üks ongi see liiga suured eesmärgid, Siis teine ongi see, et keskendud ainult nagu sellele kaalule või välimusele. Ja siis ongi see, et oi, kui tihti ma olen pidanud oma kliente maha rahunema, et jah, kaal ei langegi kogu aeg ja see ongi okei. Mõni nädal ongi täpselt sama nagu eelmisel nädalal, kuigi sa järgisid kõike, aga vaata ennast peeglist, tee pilte ennast, vaata, kuidas su keha tegelikult muutub. Et selles mõttes jah. Ja siis kolmas ongi see nagu egofookus või läbikukkumisele. Ma arvan, see läbikukkumisele fokusseeritud need inimesed niikuinii juba minu juurde ei jõua, sest nad kardavad, aga just see nii-öelda tulemustele orienteeritud fookus, et kui sa tunnedki seda, et juba eos, et sa oled kehvem või halvem kui teised, et siis sa tunned võib-olla seda, et ei olegi mõtet pingutada. Vaat, aga räägime siis sellest kõige olulisemast osast. Me õppisime nüüd seda, et motivatsioon ei ole mitte ainult iseloomuomadus ja see ei ole ainult kaasasündinud, vaid seda saab täitsa ilusti arendada. Sest see väga palju sõltub lihtsalt sellest, et mis keskkonnas sa oled ja mida sa nagu teinud oled. Õppisime ka seda, et kõige parem motivatsioon on siis see, kui sul on nagu ülesandele orienteeritud suhtumine, mitte siis tulemusele, vaid ongi pigem nagu enda pingutusele, eks ju, või sellele ülesandele. Aga mõned praktilised nipid siis ka, et kuidas siis seda motivatsiooni kasvatada. Nii, põhimõtteliselt on sihuke äge lähenemine nagu target lähenemine. See on muidugi jällegi hästi äge sihuke ingliskeelne, aga ma räägin teile siis need lahti, mida see siis tähendab. Et iga täht tähendab siis ühte nagu sõna. Alustame sellest tõhist. Tõh on siis task structure ehk siis ülesanded. Mis see tähendab seda?
noh, muidugi meile nagu räägitakse hästi palju sellest nii-öelda treeneri vaatenurgast, aga teate, kõiki neid nagu treeneri vaatenurki, noh, kui sa teed näiteks ise trenni, on ju, et siis neid asju võibki täiesti nagu oma nii-öelda nurga alt kujundada, et selleks ei pea olema treener, eks ju. Ehk siis task structure ülesanded. See tähendab siis seda, et sul on väljakutsuvad, samas lõbusad ja et sa nagu õpid ja et sul on nagu vaheldus. Et noh, näiteks ongi see, et mida see siis tähendab, ongi see, et noh, seal muidugi toodi näiteid, et kui sa teed annab mingit trenni, on ju, noh, oledki mingi jalgpallitreener, on ju, et siis sa ei tee lihtsalt iga kord seda, et nagu, ma ei tea, viskad või lööd palli väravasse, on ju, vaid sa teed mingeid erinevaid nagu harjutusi, on ju. Kuidas seda võiks siis nii-öelda tavaharrastaja nii-öelda teha? No, kui me räägimegi näiteks, ma ei tea, käid jõusaalis, käid jooksmas, käid rattaga sõitmas, on ju, et siis ongi see, et ära sõida iga kord see 30 kilomeetrit rattaga. Sul muutub see igavaks, on ju. Ongi see, et vahepeal tee rattaga võib ka täitsa mäkketõuse teha näiteks või siis ongi mingit intervalle, on ju, sõidad nagu 5 minutit nii kiiresti, kui sa saad, on ju, siis 3 minutit sõidad üli rahulikult, siis jälle 5 minutit kiiremini, on ju. Noh, teed endale natuke, lisad sinna vürtsi juurde, on ju. Või siis, kui sinul ei olegi nagu võib-olla niivõrd siuke mingi võistluse eesmärk, on ju, vaid sa tahadki lihtsalt olla nagu tervislik, siis väga lihtne ongi see, et vahepeal käid joogas, vahepeal käid jõusaalis, vahepeal käid, ma ei tea, käid jooksmas, on ju, et sul oleks see nagu vaheldus, et sul oleks põnev, on ju. Siis teine täht sellel targetil on siis A ehk siis ongi authority. Ehk siis see ongi siuke nii-öelda autonoomia, autoriteet, on ju, et see ongi see nii-öelda valikuvabadus. Jällegi see toodi näide, et noh, näiteks kui sa oled treener, on ju, et sa annad siis oma õpilastele nii-öelda või klientidele valiku, et kas sa tahad täna seda või tahad issand jumal, tahad teha seda täna või tahad hoopis midagi muud teha täna. Noh, väga lihtne näide, on ju, et kuidas endale seda teha, eks ju. Et kui sul on näiteks mingi jõusaali kava, on ju, sul on mingi 2 päeva nii-öelda kava, on ju. Noh, siis vahet ju otseselt ei ole, kas sa teed esimese päeva täna või sa teed teise päeva. Et noh, peaasi, et mõlemad saavad nädala jooksul tehtud, on ju. See annabki endale selle valikuvabaduse, et noh, täna on mul tunne teha see esimene päev, siis teed esimese päeva. Ja vabandust. Mul on juba praegu, ma teen seda nii hilja õhtul, nii et mul on see uneaeg juba varsti. Ühesõnaga, annad endale valikuvabadust ja läbi sellega vastutust, on ju. Et noh, jällegi see vastutus on ka hästi oluline, sest inimesed ju tegelikult tahavad nagu vastutada, on ju. Et see ongi see, et sa ise ju teed seda lõpuks iseenda jaoks, on ju. Siis on R on reward structure ehk siis tasud ja tunnustus. No, treeneri vaatenurga alt on väga lihtne anda seda tunnustust. Mina küll nagu vähemalt proovin nagu kiita enda kliente, on ju, ja kiita just nagu seda, et mitte seda, et seda tulemust, on ju, seda ka muidugi kiita, aga just seda nagu pingutust, et noh, täna ka trennis ma ühe naisterahvaga, ma natuke kiusasin teda ja siis mõtlesin, kuule, et täiega oli näha, et sa täna pingutasid, et üliäge trenn oli nagu. Ja seda said samamoodi iseenda, vaata lõpuks ongi see, et kui sa ei käi kuskil nagu treeneriga, on ju, vaid teedki täitsa üksi, on ju, noh, kes siis sind nagu kiidab, kui mitte sina ise, on ju. Ja tead, see on ka hästi, ma arvan, oluline nagu oskus iseennast ka kiita, on ju. Tähista seda, et sa käisid trennis, no mega tubli, no halleluulia, mingi 80% inimestest ei käi üldse trennis. See, et sa üldse nagu jõudsid sinna kohale, see on juba nii suur asi, on ju. Et isegi võib-olla, kui kõik nagu ei õnnestunud, ei läinud päris nii, nagu sa tahtsid, ma ei tea, pidid tegema lühema trenni, sest tegelikult sul üldse ei olnud aega trenni minna, aga sa käisid, on ju. Nagu tunnusta iseennast ka, et see on hästi-hästi oluline. Hästi tihti me nagu unustame seda ja justkui nagu ootame kogu aeg teistelt, et teised nagu kiidaksid meid, aga kas sa ise kiidad ennast?
mitte, et ma olen muidugi hull targutaja, onju, mitte, et ma ise oleks nagu hullult tubli selles, onju, aga mul iseendal kipub ka nagu meelest minema, aga noh, ongi see, et sa pead teadlikult endal see meelde tuletama, et jah, Laura, ma olin täna tubli. Jah, ma tegin täna seda, onju. Jah, ma nagu pingutasin täna, onju. Et see on hästi oluline. Siis on see G, see on siis group structure. Ehk siis see on jällegi see grupp ja kuuluvus, onju. Et paratamatult me oleme sotsiaalsed olendid, meile meeldib kuuluda gruppi, meile ei meeldi. Ma tean, et me muutume aina individualistlikuks ja kõik tahavad hullult üksi kodus olla, aga reaalsuses on see, et tegelikult meile meeldib olla inimestega, meile meeldib kuhugi kuuluda, onju. Ehk siis see ongi väga lihtne. Leia endale mingi treeningkaaslane või mingi kogukond, jällegi väike reklaam, Nõmme sõrk, onju. Okei, kui see ei ole nõmmekas, sa võid teistes sõrkides ka käia, aga minge nagu päriselt, minge vaadake Stravasse, noh, kes iganes sa siin oled, onju, võib-olla sa ei ole mingi hull jooksja, onju, aga noh, kasvõi mingi kord nädalas mingi ägeda jooksu teha teistega, tegelikult on üliäge nagu. Nii et vaata Strava, lae endale see äpp alla, sealt on nagu üliägedad nagu grupid tekkinud, et tõesti nagu megalahe ja mõndades gruppides on tõesti, noh, Rokasõrgis me käisime seal nõmmekatega külas ja no seal on ikka vahepeal, ma ei tea, mingi 50 inimest, ma vaatan lihtsalt nagu halleluulia, nagu nii äge lihtsalt. Ja see on hästi nagu lahe tunne. Vot, siis on see E, siis on evaluation structure, hindamine. Ehk siis siin ongi nagu jällegi see mõnes mõttes nagu seotud iseenda kiitmisega, aga võib-olla ongi see nagu kiitmine on siuke nagu sõnadega, onju, aga see, et sa nagu päriselt nagu hindad ennast või noh, vaatad ennast, jälgid enda päriselt numbriliselt nagu progressi, onju. Ehk siis mitte see, et nagu selle tunde pealt, onju, vaid noh, ongi jooksus, vaatad, kui kiiresti sa see 5 kilomeetrit jooksed jõusaalis, paned enda raskused kirja, sa näed, et sa ju tegelikult arened, onju. Et võib-olla jah, jällegi, võib-olla ongi just see, et füüsiliselt ei ole seda näha, et sa arened, aga vaata nendele numbritele, vaata nende raskustele peale, sa ju tegelikult arened, onju. Ja siis on time structure, aeg ja tempo, onju. Siin on hästi oluline punkt see, et mis see tähendab, ongi see, et igaüks areneb oma tempos. Ära mitte kunagi võrdle ennast teistega. Sa ei tea, mis on teiste taust. Võib-olla on su kõrval keegi, kes on 5-aastased saadik nagu mingi maratone jooksnud. No shit, et ta jookseb maratoni kiiremini kui sina nagu. Et selles mõttes nagu see ongi nagu see, et võrdle iseennast ainult iseendaga, anna endale aega, sest meil ongi kõikidel toimub see areng täiesti nagu erinevalt, onju. Ehk siis, mida see tähendab siis? Noh, see on siuke äge teooria, onju. Aga ma arvan, et kõige olulisem ongi nagu see, et pane endale nagu realistlikud eesmärgid. Alusta väikeste sammudega. Võrdle ennast ainult iseendaga, sest sa ei saa ennast mitte kunagi teistega võrrelda. See ongi nagu see, noh, kas või ka selle poole pealt, et meie kehad on ju nagu nii erinevad, on ju. Nagu, noh, kellel on, ma ei tea, mingid põlveprobleemid, asjad, noh, sorry, sa ei saa siis kükke teha. Noh, suure tõenäosusega sa mitte kunagi ei hakkagi nagu rohkem mingit kükke tegema kui keegi, kel on täiega terved põlved ja on seda kükke teinud 10 aastat ja sul on katkised põlved ja arvad, et sa nüüd hakkad nagu rohkem kükke nagu suuremate raskustega kükke tegema kui see tüüp või? No ei ole nii, lihtsalt füüsiliselt ilmselt ei ole võimalik. Ma ei taha öelda, et noh, alati kõik on võimalik, on ju, aga noh, mille arvelt lõpuks, on ju. Ja ma arvan, et hästi oluline ongi see enda miksi leidmine, on ju. Ja see, et sa leiad ka enda jaoks nagu neid toetavaid inimesi enda ümber, et kes lähevad sinu hullustega kaasa, onju. Et see on, ma arvan, hästi oluline. Ja siis ongi see, et tähista seda progressi, onju. Et see, et sa arened, et sa õpid, see on nagu nii nagu oluline. Nagu see ongi hästi nagu naljakas, et noh, ma räägin, mul on äge seda teooriat rääkida, aga
aga lõpuks on see, et ka mina ise pean endale neid asju nagu aeg-ajalt nagu meelde tuletama, onju. Et ma just ka, ma ei tea, kas oli vist selle nädala alguses, et noh, ka minul on see body dysmorphia vahepeal, onju, vaatan nagu teen trenni ja vaatan, kurat, jalad on liiga väiksed, onju. Siis ma üldse nagu pingutan piisavalt, no äkki mul ei ole üldse mõtet nagu minna sinna lavale, onju, et noh, et mul ei ole ju piisavalt suured jalad, onju, noh. Ma lähen lavale või mitte bikiinis, vaid wellness fitness siis onju, et see on kategooria, kus on siis jalakeha hästi tugev, onju, ehk siis tuharalihas ja jalalihased peavad hästi suured olema, onju, võrreldes siis ülakehaga. Ja siis mul on nagu ka vahepeal ikka treenides on see, et mõtted nagu pekki, et ma ei ole nagu veel seal, kus ma peaks olema, onju, et noh, äkki ma ei tea, lükkan veel kord nagu edasi, onju. Ja no siis ikka tekib siuke nagu motivatsioonilangus ja mõtled, et noh, kas tegelikult on nagu pointi, onju, kui ta niikuinii nagu läbi kukkud, onju. See on see, onju, avoiding failure. Et siis ongi see, et noh, vaatad mingeid pilte, onju, vaatad nagu, milline sa olid nagu aasta tagasi. Siis vaatad nagu, kurat, tegelikult ikka on nagu areng toimunud küll, onju. Siis me lihtsalt vahepeal kipume neid asju unustama ja see on täiesti okei. Nagu ma arvan, et lõpuks ongi vaata see täpselt seesama, et mida mu see vahva õppejõud ütles, onju, et motivatsioon ei ole tunne, motivatsioon on käitumise muster. Ehk siis meil võivad olla need hetked, et kus ma mõtlen, pekki nagu mitte midagi ei toimu, aga see ongi see, et aga kuidas sa siis toimetad edasi, onju. Sa ei peagi alati ennast hästi tundma, onju, aga oluline on see, et sa toimetad edasi, siis see näitab seda, et sa oled motiveeritud inimene, onju. Et see on nagu see oluline punkt. Vot, ma arvan, et ma vist olen siin päris pikalt juba rääkinud. Tegelikult nii pikalt ei ole, 45 minutit. Aga ma arvan, et see tänane episood võiski olla natuke lühem, sest tegelikult ongi nagu nii naljakas motivatsiooni teema ju tegelikult justkui on nagu siuke, tundub ju nii lihtne, onju, aga samas nagu, kas ikka on? Sest noh, ongi nagu nii paljudel on kuidagi selle motivatsiooniga nagu probleeme, et minu käest ka alati küsitakse, et kuidas sa nagu jõuad kõike teha, et kuidas sa oled kogu aeg see nagu happy ja motiveeritud ja distsiplineeritud ja mida kõike veel, onju. Siis ma olengi lihtsalt see, et nagu noh, ma lihtsalt olen nagu, see on see rutiin juba, mis tekib. Mul on see nii sees juba, et noh, näiteks trennid nagu, mul pole ammu olnud seda mõtet, et kas ma nüüd lähen või ei lähe. See ei ole küsimuski, ma lihtsalt lähen, onju. Siis mul on see nii juba sees, onju, nagu ma ei saaks iseendale never ever andestada seda, et ma ei läheks trenni. Mul on isegi niimoodi, et vahepeal nagu need mingid treeningkavas, mingi treeningpäeval, viimased harjutused, ma olen kuulnud, et teised vahepeal ei viitsi neid teha, onju. See ongi, jätavad mingid kõhulihaseid vahele või nagu mingid, noh, ma ei tea, triitsepsid, biitsepsid, noh, et umbes ühe harjutuse ei tee, onju. Ma ei tea, ma ei suuda nagu päriselt ka. Ma olen ühe korra trenni pooleli jätnud, sellepärast, sest mul oli nii hull peavalu, et ma lihtsalt nagu, mul oli nii valus, mul oli iga pingutusega lihtsalt siuke valu lõi pähe. Siis ma jätsin küll trenni pooleli, aga muidu ma olen iga kord ja vahepeal ma nüüd olen haige olnud, siis ma 3 päeva ei teinud trenni, just mingi 3 nädalat tagasi. Aga muidu ma olen kogu aeg kõik harjutused teinud, sest minu jaoks see ei ole nagu valik, et sa ei tee harjutusi, mis sul kavas sees on, sest need on sul seal kavas sees. See tähendab seda, et neid tuleb teha ja nii lihtsalt on. Vahet ei ole, kas sa viitsid või ei viitsi ja uskuge mind, kui mitu korda mul on peas see, et üldse ei viitsi praegu neid harjutusi teha, tahaks juba koju minna ja ma lihtsalt nagu olen nagu ei, savi, ma teen need ära. Need 5-10 minutit selle viimase harjutuse jaoks on mul nagu olemas ja ma leian selle energia selle jaoks. Ja ma arvan, et see ongi lihtsalt see, et tegelikult mul on hästi-hästi tugev nagu sisemine motivatsioon, et mul ongi see, et ma tahan seal laval ära käia. See on nagu, see on nii nagu, see on nii oluline lihtsalt mu jaoks. Ja võib-olla ma arvan, et ma peaks mingi eraldi episoodi tegema sel teemal, et miks ma sinna lavale nii väga tahan minna ja miks see on nagu nii
oluline mu jaoks. Nagu see on reaalselt nagu, ma ei taha öelda, et elu ja surma küsimus, aga suht siuke nagu on. Et selles mõttes nagu, jah. Andke mulle märku, kui te tahate, et ma räägiks nagu eraldi sellel teemal, et miks ma tahan sinna lavale minna. Ma arvan, mõnes mõttes võib olla nagu hästi põnev teie jaoks, sest see on hästi siuke väga-väga emotsionaalne põhjus. Et ma arvan, et muidu sa ei suudakski seda teha, kui seal ei ole nagu mingi hästi-hästi tugev põhjus selleks. Vot, aga võtame selle motivatsiooni teema, lõpetame nüüd ära. Kui sa tunned, teate küll, mis ma siin nüüd ütlen, kui sa tunned, et sul oli sellest episoodist kasu, sa õppisid midagi, panid endale mingid ägedaid nippe kõrva taha, siis ole hea, jaga see episood ühe sõbraga, sõbrannaga, pane story'sse, või saada mulle eraldi, kui sa ei taha avalikult panna, see on ka jumala fine, saada mulle lihtsalt Instagramis @lauraliism, mida sa siit õppisid, kuidas sul selle meeldis, mida võiks paremini teha, anna mulle ka sellest märku, mul on nagu alati ülihea meel, kui te kirjutate mulle, nagu see on nii lahe, nagu vahepeal mõtlen küll, et kurat, kas keegi ikka kuuleb mu podcasti ka, aga siis ongi nagu täpselt siis sel hetkel tuleb keegi ja kirjutab mulle Instagramis, et nii äge podcasti episood, mõtlesin, et kirjutan sulle ja annan sulle märku, siis ma nagu päriselt ka, sest kurat, ma teen seda tasuta, keegi ei maksa mulle selle eest, ma ei saa mitte sittagi selle eest, ma saan lihtsalt enda mõtteid jagada ja nagu teid harida ja see on nagu see, kui sa nagu annab mulle tagasisidet või nagu ongi, jagad seda kellegagi, et see on nagu kõige suurem kingitus, sest siis ma näen, et nagu päriselt on väärt ka seda, et ma seda siin teen, onju. Nii et olge mõnusad, täiega nagu nautige ja kui teil on veel mõtteid, millest te tahaksite kuulda rohkem, siis let me know, kirjuta mulle Instagrami või ma ei tea, kommenteeri kas või siia podcasti alla, siin YouTube'is, Spotify's saab kommenteerida ja pange like ja südamed ja kõike ja näeme juba järgmisel korral. Aitäh sulle, tšau! Oih,